reach out my hand. Oh, me say you, oh, me tell you to run. On my way, on my way. Nobody say, nobody on. Well, pick me up with golden hand. Oh, me say you, oh, me tell you to run. On my way, on my way. Nobody say, nobody on. Well, I would like to hold my little hand. How we will run, how we will cry. I would like to hold my little hand. How we will run, how we will cry. Send me in my way, 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 send me in my way. Send me on my way. I would like to reach out my hand. Oh, me say, oh, me tell you to run. Nobody say, nobody on. Well, pick me up with golden hair. Me say, oh, me tell you to run. Nobody say, nobody on. Well, I would like to hold my little hand. How you will run, how you will cry, I would like to hold my little hand. How you will run, how you will cry. Send me on my way, send me on my way, send me on my way. Reach out my hand. Oh, me say, oh, me tell you to run. On my way, on my way. Nobody say, nobody on. Armsad abituriendid, kallid klassijuhatajad, head aineõpetajad, kolleegid. Tervitan teid tänase erilise päeva puhul. Ühine, 3 aastat kestnud tõsielu näitemäng hakkab lõppema. Ja järele on jäänud veel see viimane vaatus. Otsustasin võtta oma tänases tervituses appi mitte mõne tuntud luuletaja värsid, vaid hoopis Karl-Erik Taukari 2014. aasta laulusõnad. Ja nii ma seisan siin tõmbetuule käes. Seda võib tunda nii mõnigi teist, hea abiturient. See tõmbetuule motiiv võib-olla sobib kõige täpsemini kirjeldama seda, mis praegu toimub. Ja te olete lend, kes on saanud tunda tõmbetuuli nii mitmeski vallas ja pikka aega. Mõni klass veidi rohkem, teine vähem. Ja te olete sellega suurepäraselt toime tulnud. Aitäh teile! Nii palju õpilasi kui tänavu
ei ole me mitte kunagi varem eksamisessioonile saatnud. Ja tõde on ka järgmistes ridades, kuid ka aeg-ajalt tee on kivine. Kõik, mis haiget teeb, kord ununeb. Alles jääb vaid see, mis õige. Katsumused teevad tugevaks. Igal ajal juhtub midagi tõelist, midagi tähtsat või hoopis naljakat. Ja kooliajast jääbki meelde see õige. Kõik ettevalmistused on tehtud, et teie viimane etteaste oleks täiuslik. Aitäh, head õpetajad, selle koostöö eest. Eesti keeles on peaproov või, kui tahate, läbimängi tehtud. Mäletate, viimane päev enne kaugõppele jäämist, kus sa kirjutasid koos oma klassikaaslastega oma koolimajas eesti keele proovieksamit. Ma tean, see on viimane vaatus, veel hetk ja mulle saatus uue lehe pöörab õnnega koos. Ma tahaksin korra peatuda ka matemaatikal. Selle õppeaine viimane etteasteni on veel veidi aega. Saab veel ülesandeid lahendada, korrata, uuesti lahendada, eesmärke seadistada, detaile lihvida, peaproovi teha, seda analüüsida ja jälle ülesandeid lahendada. Veel jõuab ja seda tasub ette võtta. Ja siinkohal ei ole ma laulusõnadega absoluutselt nõus, sest õnnega ei ole siin miskit tegemist. Tuletan meelde read, mis ehivad ka meie õpetajate toa stendiseina. Nende autoriks on Vince Lombardi, kes on edukas Ameerika jalgpallitreener ja ta on öelnud, et ainus koht, kus edu on enne tööd, on sõnaraamat. Loodan ja usun, et töö, mis eksamite nimel tehtud, on edukas. Ja nii ma seisan siin tõmbetuule käes. Ühel pool on olnud aeg ja teisel kummaline lootus. Iga lõpp on uue algus. Aga lõpu eel on kärsitu meel. Soovin, et see meel ei oleks nii kärsitu. Soovin tervist, külma närvi. Häälestage ennast õigeks hetkeks. Olge võimsad, olge sitked ja andke endast parim. Kõik on teie teha. Head põrumist. Kuule, võta veidi paremale. Ülesse. Ei, mitte sinna, Võta, see tooga lähemale, jah. Aru ei saa või? Vasakule, jah. Rohkem emotsiooni pange ja toda võiks natukene ja paremalt ülesse ja hästi. Kordame. Nüüd on vist ilmekamalt, ma ju rääkisin, kuidas sa aru ei saa. Tule poisid oleme, hoidkalt kui tuleme, kõndijaid me peatame, seisa paigalt lükkame. Tule poisid oleme, lõbusasti müüdame, väikseid läbi. Kuule, juba hakkab peale. Mis Tokol selle Moodle'i testi pealkiri oli? Viola. Veronika Hämädrus. Viola Kanina. Amanita Muscaria. Kreks. Lotta. Esox Lucidus. Sitta Europea. Kurat, ma olen sügisest saadik siin oodanud neid liike, mitte ühtegi ei leia. Ei näkka. Lähme parem sauna. Leiliruumis on alati hea olla ja abivalmis vastuvõtt, nii nagu 12. looklassi tunniski. Soovin teile õnne,
mõtterikkaid pause ja toredaid meenutusi koos veedetud ajast. Ma armastan loodust. 2020-2021. Head loodusklassi abituriendid ehk lookesed. Järgnevalt vaatame korraks tagasi koos läbikäidud teele. Tüviloo. Sõnade looma ja loodusjuur on hästi tähendusrikas. Ta kannab nii palju olulisi mõtteid ja mõisteid endas. Sestap siis ootasin huviga, milline on kohtumine loodusklassiga, keda ma varem ei olnud õpetanud. Ja tõesti, 10. klass alguses oli väga tore. Kõik olid õhinal ja särasilmsed ja rõõmsad. Aga üsna pea tulid takistused. Komad ja teised sellised kirjavahemärgid lihtsalt lasid jalga millegi pärast. Keelereeglid ei olnud sellised vanas koolis kui siin uues. Vana õpetaja ütles, et ja ees ei käi mitte kunagi koma. Raamatud liiga paksud, tähtajad liiga lühikesed ja lood igavad ja arusaamatud. No ja niisiis mõnelgi teist tekkis küsimus olla või mitte olla, ümber sõnastatult lugeda või mitte lugeda. Olime nagu siilikesed udus, vahel paksemas, vahel hõredamas. Esimene tõeline päikesekiir murdis sellest udust läbi 11. klassis ja väga ootamatult. Olin andnud teile ülesandeks teha luulekava. Muidugi ma arvasin, et te teete selle ära, sellepärast et te olite ju head lapsed ja tegite ju asjad alati ära. Aga kui te need ette hakkasite kandma, siis ma sain aru, et te olete tõepoolest need, kelles on loojat. Ja kui hästi te veel näidelda oskasite ja kuidas teile meeldis teisi kuulata. See oli nii tore. Juba oli tunne, et me oleme enam-vähem ühel lainel. Ja siis tuli distantsõpe. Ja jäid ära korvikesega telefonikorjad. Jäid ära hõiked. Allo, kuula, vaata siia, võta vihik. Loodus tühja kohta ei salli. Sellepärast tulid asemele uued fraasid, korduvad. Ei kuule, pane mikrofon sisse. Kuulge, tahan nägusid näha, kaamerad, kus on? Kes kaamerat ei pane, selle panen puudujaks. Kuulge, näidake nüüd oma koonukesi ka. Jah, aga mõndagi õppisin ise ka. Sain näiteks teada, et 20 eurot brantsi eest on täiesti okei. See teadmine tuli niimoodi, et keegi unustas kogemata mikrofoni lahti ja siis ma kuulsin. Kokkuvõttes, ma arvan, et järgnev videoklipp on see, mis võiks päris kenasti peegeldada meie koos veedetud aega. Loomulikult nii, et armas tegus labrador on õpilaste võrdkuju ja õpetaja nagu ikka taustajõud. Edu teile! I have no regret. I just held your pane korra kõrva äärde korra. Okei.
Tšau! Pole ammu näinud. Kas te ise ka usute, et 3 aastat saab juba mööda? Mina küll ei usu. Aga kui tagantjärgi mõelda, siis õnneks jääb sellest üpris palju mälestusi, mida endaga edaspidi kaasa võtta. Mäletate, kuidas te kaikal praktikal vees ujudes niimoodi kisendasite ja röökisite, et tol hetkel ma mõtlesin lihtsalt, et mis teil viga on. Aga kui nüüd tagantjärgi mõelda, siis kui ma ise ujudes samamoodi oleks mingitelt konnakullestelt näksida saanud, siis ilmselt reageeriksin täpselt samamoodi. Ja ilmselt on looduslaste viga ja nagu öeldakse, et ju siis on ikkagi klassijuhataja nägu. Kui sellele 3 aastale mõelda, siis nii-öelda minu mõttes siis 1,5 aastale, siis kindlasti ei saa mainimata, et meie Rootsi reisi, eks ju. Ja tol hetkel ütles minu arust, kui ma õigesti mäletan, teie praegune klassijuhataja Arnika mulle, et mis seal siis ikka, et minge, et mitte midagi ei juhtu, et tema klass oli küll normaalne. Nii me siis läksimegi ja ma ütlesin veel tagasi teel, kui me olime laeva jõudnud, ütlesin õpetaja Otile, et mis siin enam, et enam ei juhtu ju nii või enam mitte midagi. Sest kõik on laevas ja me läheme kodu poole ja siis juhtus see, mis juhtus. Aga tagasi vaadates on meil kõigil ilmselt muie näol ja kui ma teid näen, siis te ju ütlete ikka, et õpetaja, millal me siis jälle Rootsi lähme ja ma arvan, et lõppkokkuvõttes on see, et mõne klassi kokkutuleku me teeme siis Rootsi laeva peal. Oleks ju loogiline. Üks asi, mida ma sellest ajast kohe kindlasti ei unusta ja ilmselt seda nägu ei unusta ka teie, on see diivan siin mu elutoas. Sest ma usun, et mitte keegi maailma õpetajatest ei saa öelda, et kuulge, mu klass kinkis mulle juubeliks diivani. Mina saan. Ja see on endiselt sama mõnus, sama pehme. Ainuke asi, millest mul on kurb, on see, et teie seda nii vähekest aega saite nautida. Kokkuvõttes ma võin öelda, et te olete üks väga vinge klass. Olen tänulik kogu selle aja eest, mida saime koos veeta nii praktikatel, kehalise kasvatuse tundides ja minu ruumis jutustades. Saadan teile pehmed kallistused, ehk saan need ka millalgi füüsiliselt üle anda, aga praeguseks soovin teile rahulikku meelt ja edu eksamitel. Daamid ja härrad, tulge lähemale ja keerake raadio paljemaks. Algamas on meie heade soovide saade ja seekord on tervitajaks väga huvitav isik, kes palus ennast kutsuda 11 loo. Ja nüüd kuulame tema teleraadio tervitust. Joo vett, et aju ära ei kuivaks. Leidke aega, et lõõgastuda ja keha karastada. Let's see it.
lugupeetud televaatajad, tere õhtust! Me oleme taas eetris oma iganädalase Prime Time saatega ja täna on meil siin 3 külalist ja nad arutavad meie Tamme Me TV-s küsimust, miks olla ja tulla Tamme gümnaasiumi meditsiiniklassi. Ja Tamme gümnaasiumi meditsiiniklassi me oleme palju uurinud ja meil on täna teile nimetada vähemasti 9 head põhjust, miks tulla siia klassi. Neid põhjusi tuleb hiljem kohe veel, varsti näete. Niisiis ma saan öelda kindlalt, et Tamme gümnaasiumi meditsiiniklassi tuleb tulla sellepärast, et siin on meil Laura-Liis, Kadi, Emily, Marie Femke, Hanna, Marta, Kätlin, Evelin ja Kevin. Mis seal ikka, on nagu on. Et ega tulla maksab ikka ju, sellepärast, et siin on ju Robin, Ander-Markus, Mari-Liis, Gertrud, Anna-Britt, Keilin, Daniel, Helena, Paula. Noh, laske käia noh. Ja 12. meditsiiniklass. Lisaks eelpool nimetatule, nagu professor ja muusik juba rääkisid, on kindlasti põhjusteks veel Daniela, Robin, Veronika, Triinu-Liis, Andre, Marielle, Krista ja Kadi-Liis. Teiega koos oldud aeg oli väga tore ja õpetlik. Aitäh teile, soovin teile õnne ja edu edaspidiseks. Duubel 24. Jah, tõesti, see on 24. võte. Mul on ääretult raske enda emotsioone kuidagi sõnadesse panna, aga teie olete mulle armsamad ja selle nimel ma pingutangi. Ja ma tahan teile öelda, et te olete ääretult tore ja südamlik klass ja te jääte mulle kindlasti väga pikaks ajaks meelde. Mulle meeldib teie puhul see, et te olete töökad, te olete korralikud, teil peavad kõik asjad olema nagu hästi tehtud ja te samas olete samal ajal humoorikad. Et jah, on raske, aga nalja peab ka saama. Ja see on minu jaoks ääretult inspireeriv. Isegi distantsõppe ajal teie klassi vaimsus tuli ikkagi sealt Google Meetist tuli läbi. Ja oh my god, need meemid ja need laksuga ülesse soojendatud kanad, need on nii ägedad. Ja ma loodan, et sellist sära, et teie selline sära ja sisemine korralikkus ja tung ja humoorikus, et see teis kusagil ei kao, vaid et see hoopis võimendub ja ma olen kindel, et mis on elu mõte? Ma arvan, et elu mõte on see, et elu peab olema tore. Kumb siis oli enne, kas kana või muna? Minu vanaema arvates pidi see kohe kindlasti vankumatult olema kana. Mina ise, ma ei ole päris kindel. Me ikka vaidleme aeg-ajalt. Aga siis ma guugeldasin. Ja ma tsiteerin. Forte teadusportaal ütleb siis nii, et küsimusele vastamisel tuleb arvestada fakti, et kuna looma geneetiline materjal elu jooksul ei muutu, pidi esimene kana eksisteerima muna sees embrüonaalsel kujul. Ja siis Nottinghami ülikooli professor, tema sõnul siis pidi munas elaval organismil olema sama DNA kui sellest arenenud kanal. Nii et selle põhjal siis professorid järeldavad, pidi esimene elusasi olema muna. Nii et muna tuli esimesena. Oli 19. Et mis siis on oluline?
tegelikult on ikka asi nii, et kõik määrab ära see siin. Teadmine on oluline, aga selles on tõde üksnes siis, kui see tuleb sinu seest. Nii et sisu tuleb siis, kui see tuleb sinu seest. meditsiin. Mul on olnud au teid 3 aasta jooksul õpetada. Teie hulgas on üpris palju selliseid loovaid hingi. Teie hulgas on ettevaatlikke, aga samas nagu sügavuti vaatlejaid. Ja teie seas on kohe kindlasti selliseid ratsionaalseid inimesi, noori inimesi. Et ma julgen küll öelda, et see on igati selline rikastav, et rikkust nii õppimisel kui tegelikult ka õpetamisel. Absurdne, et viimane kontakttund koolis nägi välja selline.
Ütlesin, et pean jääma nüüd kohe isolatsiooni, nii nüüd ma lähen, tehke rühmatööd edasi ja kohtume natukese aja pärast Google Meetis. Ja nii oligi. Teid saab usaldada. Mõtlesin sel päeval, et see võibki jääda viimaseks kontakttunniks. Veidi olin kurb, et oli palju puudujaid. Nüüd mõtlen, et on hea. Te ei näinud, kuidas oleks teie ees nutnud. Saamegi jätta nii, et nagu kohtuks veel varsti ja varsti veel. Jätta lahtiseks. Meenutame siis mõnel kokkutulekul tehtud nähtut. Toon hoopis välja, mida ma panin tähele meie kirjavahetustest. Mida märkasin, kui lugesin meie stuudiumi vestlusi. Tulevased diplomaadid, püüdlikud noored, kes tahavad õppida, aga vahel tabavad haigused ootamatult. Kuigi põhjused, mida stuudiumisse olete mulle esitanud, olid ja on siirad, siis ma arvan, et kontekstist välja võetud on neid päris tore ette lugeda. Oligi vahel halb olla, aga varsti jääb mälestustes hea peale. Vahel takistas hoopis kuri internet õppimist. See päev, kui Google oli maas. Niisiis, tsitaate stuudiumist. Kas viga on minu süsteemis või tõesti ei avane esimene link, küsitlusele vastamine, millegi pärast viskab errori? Homme toimub meil veebitund kell 10, aga kuna lähen koroonatesti andma 9.30, on väike tõenäosus, et ei jõua kella 10 koju. Kas sobib, kui ühinen tunniga esimesel võimalusel? Hiljemalt 10.10. Ma tõesti ei jõudnud ajapuudumise tõttu seda tänaseks valmis. Viimasel ajal on mul kuidagi väga tugev blokk igasugu kirjatükkide kirjutamise ees. Tegin kirjandi Wordis, kuna kipsiga on väga raske ja väsitav kirjutada nii pikka teksti. Kuidas peaksin toimima nii, kui sooviksin hetkel kirjandit üle anda? Olen koolis ukse taga, aga uks on lukus. Ma täitsa saan aru, kui ajapikendust ei saa, sest tööülesanne on ju tegelikult pikemalt olnud teada. Loodan, et leiame kompromissi. Homme puudun kahjuks tervislikel põhjustel. Kardan pisut tatisust ning puhkan nikastatud jalga. Distantsõppel ma kahjuks ei osale, sest kasutan päevaga vaimse tervise turgutamiseks. Loodan, et teil on tervisega kõik hästi ning kui on, siis nii ka jääks. Naasesin äsja maalt, lugesin sealt omajagu poliitkirjandust ning tegin metsa. Kuulasin tunnis ilusti ning võtsin kaaslaste mõtted arvesse ja tõlgendasin teost ikka omamoodi. Sellist hinnet pole veel näinudki. Milles ma küll nii võsa poole kõndisin? 12 IT. Mul on väga hea meel, et sain olla teie õpetaja. On olnud au. Lapsed on koolis ja õpetaja küsib neilt, et kus on kõigil rõõmsamad lapsed? Dresseeritud õpilased vastavad muidugi, et distantsõppel. Siis ta küsib, et kus on kõige tervemad lapsed? Ja siis jällegi dresseeritud õpilased vastavad, et distantsõppel. Järsku ta vaatab, et kas tüdruk puhkab täiega nutma. Ja siis ta küsib, et tüdrukult, et miks sa nutad? Siis tüdruk vastab, et ma tahan distantsõppele. Koolijuht kurdab terviseametnikule, et koolis on koroonapisikud. Terviseametnik mõtleb selle peale ja ütleb, et aga mis siis tegid? Koolijuht vastab, et saatsin kõik distantsõppele, desinfitseerisin põrandad. Mitte midagi ei aita. Siis terviseametnik mõtleb ja ütleb, et ütleb pisikutele, et su kool on tegelikult kolhoos. Nüüd, kuidas on seotud see sellega, et teil on varsti eksamid? Ainult sel määral, et kui meil läheb mustaks, siis mõelge millegi sellise peale, mida ma just ütlesin. No nii. 12 IT. Teie klassis on erakordselt ilusad tüdrukud ja erakordselt mehised mehed. Esimene mälestus on mul teist selline, kus olime algraamatukogus ja siis Georg, Ain ja Daniel üritasid Hedilile selgeks teha mingit programmise ülesannet. Minu meelest see oli üks väga-väga lahe tükk, kuidas te seal pusisite ja kuidas te tõesti südamest üritasite aidata. Ja see abivalmidus on teid tegelikult kogu gümnaasiumi vältel saatnud
ma mäletan, kui veebidisaini ja multimeedia ainetes Taari aitas teid seal kõvasti kimpiga ja selle veebikoodiga ja üldse teil tekkis need kihvtid tiimid. Renet ja Leonard, Kaarel ja Rando ja Egert ja kes seal kõik olid teil. Nii palju tiime tegelikult, mida ei jõua ära nimetadagi, kes kõik tegid mõnusalt süükest sumisevat tööd ja kõik toimis. Mõned teie seast, näiteks Karolin, said aru, et mulle meeldib väga Snickers ja näiteks Karolin saigi veebidisaini viia ja multimeedia viia. Mõnega teist olen saanud käia jalutamas Taevaskojas ja teha erinevaid intervjuusid ja osadega on olnud au olla kaasas igasugustel erinevatel kooli esindamistel, näiteks Nõos ja Viljandis ja palju kaugemalgi. Minu jaoks oli aga eriti meeldejääv see praktika, mis meil just äsja oli Rõngus. Seal muidugi kuulis ära kõik Tauri Bemmi-lood ja sain aru, et netikasiinod on tänapäeva noorte jaoks probleem ja reaalne süüke teema. Aga eelkõige jääb mul meelde sellest ajast süükene siiras rõõm koos olemisest, kõik need huvitavad vestlused seal köögis, et teiega on väga-väga lahe lihtsalt olla koos. Teis on tohutult potentsiaali, nii seda, mis avaldunud juba, kui seda, mis veel peidus. Et ma kuulsin sellest tüdrukute trennigrupist, mis te teete ja loomulikult need motopoisid Kaarel ja Egert, kelle ala mulle väga sümpatiseerib ja siis mitmed muud tantsijad ja trenni inimesed, kes teil seal on. Super laks. Rääkimata sellest, mis tasanditel võngub Rihardi aju, sihuke kuluks endale ka ära. Ja kui ma alguses arvasin, et Ruslan ja Mihkel on siuksed laisad kutid ja kolmepoisid, siis come on, kui ma nägin spordipäeval seda, kuidas sa Ruslan pumpasid seal 80 või 85 või põhiliselt tegid kätekõrdus järjest. Ja kui ma nägin Mihkel sind seal mingisugusel jõulupeol neid saltosid viskamas, siis respekt mehed, See on väga õige asi, mis teete. Minu kaaslased UPT regastikus. Helili, Tauri, Henri. Super töö, ma olen mega uhke teie üle. Igat nime ma nüüd ei nimetanud, aga teadke, et igaühel teist on minu ajus hoopis üks täitsa kindel koht. Ja et sulle see kinnistuks, siis ma otsustasin ka hooaja lõpus natuke pugeda ja sulle Snickersi tuua. Nii et kui sa satud koolimajja, siis sind ootab üks Snickers siin kõiki teid. Et haarake endale kaasa ja teadke, et olete kallid. Mirel võtali sellile ka. Ja nautige kogu seda suve, mis on tulemas, nautige elu pärast gümnaasiumi ja poes ütleme ikka tere. Soovitus number 1. Kõik algab aja planeerimisest. Aega planeerides saad olla kindel, et saad tehtud vajalikud õppimised, samal ajal mitte unustades enda huvisid ja vaba aega. Soovid mängida arvutimänge, aga eksamiteks õppimine ootab? Ole mureta, sa suudad ühte päeva mahutada mõlemad. Jah, me usume sinusse. Soovitus number 2. Kui õpid raamatust, loed õppematerjale internetist või mängid arvutimänge, tuleks teha regulaarselt pause, puhata silmi ja hinge. Selleks on hea mõni väike uinak. Samuti tuleks istumise vahele ka keha liigutada. Selleks soovitame kindlasti nautida värsket õhku ja igal võimalikul vabal hetkel soovitame õues käia. Kindlasti joo palju vett, sest muidu on migreen kiire tulema. Soovitus number 3. Me
kõik teame, kui suured peoloomad te olete. Nõustume, et sotsiaalset elu on vaja, kuid siiski tuleb sellel perioodil palju keskenduda eksamiteks õppimisele. Me ei kahtle teie oskustes viimasel hetkel õppima hakata, kuid siiski soovitame õppimisega alustada varakult. Pidutsemine ei ole praegusel ajahetkel kõige parem mõte, aga kui otsustate peole mineku kasuks, jälgides siiski kõiki reegleid ja piiranguid, siis soovitame juua rohkesti vett, sest vesi toob mõistuse ja kaotatud ajurakud koju tagasi. Soovitus number 4. Elame väga pingelises ja pidevalt muutuvas ühiskonnas. Me ei tea kunagi, mida homne päev võib tuua. Teadmatus on kindlasti üks suur lisapinge tekitaja, kuid siit meie järgmine soovitus. Leidke aega iseendale. Praegustes tingimustes on see väga hea võimalus. Enda seltskonda peaks nautima õppima, sest just sina ise oled inimene, kes on sinuga elu lõpuni. Käitu endaga kui enda kõige lähedasema inimesega, sest seda sa oled. Kõige selle kõrvalt ei tohiks kindlasti unustada üksteist, oma klassi ja lennukaaslasi, oma sõpru, oma perekonda. Olge üksteisele toeks ja motiveerige üksteist, sest ühiselt saate kõigega hakkama ja teid ei peata mitte miski. Soovitus number 5. Teid on ees ootamas suur tulevik. Soovitame teil luua endale just selline tulevik, nagu te ise seda tahate. Ärge võtke kõike hinge ja jääge endale kindlaks. Isegi kui eksami tulemus on üpriski kindel, mida teie sees ei juhtu, sest olete väga targad, siis ärge kaotage endasse usku ja püüelge läbi raskuste tähtede poole. Või pigem numbrite, sest IT-klass. Ühesõnaga, ärge kartke teha vigu, sest nendest saab ainult õppida. Lause, mis kehtib nii eksami kui ees ootava tuleviku kohta. Te saate hakkama, püsige terved, energilised, jooge vett, motiveerige üksteist ja muidugi ärgem unustagem oma suunainetest õpitud, sest see on tulevik. Teie olete tulevik. Tere kallis 12 tehno. Kui ma peaksin teid 5 või 10 või 15 aasta pärast meenutama, siis esimene asi, mis mulle meelde tuleb teie puhul, on Kapermäel käik, praktiline füüsika. Sest see oli ilus suvi. Ja teiega oli hästi tore. Ja miks mul on alati tegelikult teiega tore? Te esitate huvitavaid küsimusi. Te küll mõnikord alustate oma küsimust, et see võib olla veits loll küsimus. Ei ole. Lolle küsimusi ei ole olemas. Et palun, olge edaspidi ka sama uudishimulikud. Tundke huvi asjade vastu, miks asjad töötavad, mis midagi teeb, kust midagi pärit on. Sest see on edasiviiv jõud. Ja ma näen, et see uudishimu on teie klassis olemas. Ja seda on ainult hea kõrvalt vaadata. Ja loomulikult sai teiega toredasti nalja. Ja mulle meeldib ka see, et kui ma mingisuguse vea teen kusagil, siis te olete piisavalt taiplikud, et te panete tähele, kus kohas ma olen vea teinud. Ja see tähendab seda, et ma saan teid õpetades arenenud mina ka. Ja selle üle olen ma ääretult tänulik. Nii et ma soovin teile kõrget lendu. Kõik soovivad teile kõrget lendu. Ma soovin teile, et teil oleks tore. Et teil oleks tore kooli lõpp. Ja teil oleks tore ka pärast gümnaasiumit. Aitäh teile! Hea 12T. Mäletate, kui me käisime koos Silmetis, mida ütlesid siis need töötajad, kes seal olid? Nad ütlesid 2 asja. Nad ütlesid seda, et ära vaata üles ja teine on, et ära astu loiku. Ja mulle tundub, et seda niimoodi võikski vaadata, et ei maksa liiga palju üles vaatada, sest mine tea, mis sulle seal pähe kukub ja siis on oht jääda liigselt unistama. Ja korraks pead ju vaatama, mis asi seal lombis on, aga ega seda ei maksa ka liiga palju nagu teha. Mida siis teha? Kuhu siis vaadata?
ja kui mulle tundub, et need samad mehed, kes meid tookord seal ringi vaatasid, siis ühel neist oli viimane tööpäev Silmetis ja ta teadis täpselt, mis ta edasi teeb. Ja teine oli üsna vastselt sinna tööle tulnud ja tal oli suur plaan sellega, mida ta seal tegema hakkab. Ja siit minu soovitus teile. Vaadake edasi. Nii, täna räägime fossiilsetest kütustest ja mida kõike nendest head teha saab. Sest nafta tegelikult niipea meil ikkagi otsa ei saa, nagu sellest on ikka kogu aeg räägitud. Ja see tähendab seda, et me saame seda endiselt edasi põletada ja akusid pole ammugi enam pole vaja enam toota. Nii. Härra Kirpu, miks te hiljaks jäite? Kas te kella ei tunne? Õpetaja. On jälle hiljaks, sest et vulkaan hakkas purskama ja buss jäi hiljaks sellepärast, et ta jäi sinna vulkaani taha kinni. Ja selle vulkaani Jökütl, see purskas nii kõvasti, et kõik naabermajad aknad lendasid ka kõik kildudeks täitsa, kõik nii hullu maja, et jah. Nii, härra Kirpa, mis teil jälle mureks on? Õpetaja, mul ei jälle muudli testid tegemata. Mis must nüüd saab? See oli ainult üle. Hea 12D. Mida oleme teinud 3 aasta jooksul, millest rääkinud? Kui on vaja tuua välja midagi erilist, naljakat, olulisel hetkel on peatühi. Loodan, et teiega eksamil nii ei juhtu. Aga võib-olla ei peagi jagama kõike, mis on olnud kõigiga. Siiski, toon välja tsitaate stuudiumist, teie saadetud kirjadest. Ei saanud täna kirjanduse tunnis Juuditi tööd teha, kuna käisin EMOs kordusvaatusel. Kas saan töö hiljem esitada? Vabandust trükivea pärast pealkirjas. Vaatan pealkirja, millele enne tähelepanu ei pööranud, loen. Kurjanduse tund. Tere, pidin kahjuks tunnist erakorraliselt arsti juures käima, kuid olen nüüd kodus. Teeksin ülesande lähima tunni jooksul ning esitaksin ära, kas see variant oleks sobiv. Mul on silmaarsti aeg. Vanad head tähelepanu häired, unustasin ära, et pidin kirjandi andma. Arvestades seda ebakindlat situatsiooni, kust me ennast leidnud oleme ja minu vankuvatud soovi seda lahendada, pean ma ütlema, et mulle sobib teie poolt pakutud lahendus, kus me ei pea kasutama teie väärtuslikku aega rohkem, kui me seda juba teinud olema ja jätame asja sinna paika. Vabandust, et saadan nii hilja selle kirjandi. Ma olin Hiiumaal suvekodus ja seal pole väga hea levi. Lisaks ei suuda ma leida kodust A4 paberit, mis ei oleks sobiv kirjandi jaoks. Sooviksin väga kursuse indeks saada 4, aga lugemisülesande ees saadud 1 takistab seda. Tahtsin lihtsalt öelda, et mu lõpmatu rumalusega ei mõistnud antud ülesandeid õigesti. Kui ma puudusin selle reede kirjanduse tunnist, kuna viibisin streigil, kas ma pean saatma pildid streigil olemisest? Ilusat parandamist ning toredat vaheaega. Ja kas pole armas? Selle kirja eesmärk ei ole nüüd saada halastust ja ajapikendust, ei tohi ka anda. Pigem tahtsin lihtsalt kellelegi kurta. Kui ma mõnele klassikaaslasele halaksin, siis viiksin ka nende töötahte minema ning valmis saaksid vaid mõned kirjandid. Kui ma tubli olen ja enda aju tööle saan, siis on võimalik, et ka homme leiab kirjandi selle jutuks sealt. Vabandust. Vot nii palju üllatusi täis võib olla üks klass.
tere! Mina olen teie kooli 11. klassi õpilane. Täna tulin mina teile tutvustama teie vana koolimaja. Samuti tulin ma uurima valvelava Jaanalt, et mida tahaks tema öelda 12-ndikele, kes valmistuvad eksamiteks. Ärge muretsege, küll ta kõik hästi läheb. Vaadake mind, ma sain Tartu Tamme gümnaasiumisse tööle. Jääme kauaks kokku. Ja nüüd oleme sattunud karpi. Mis loed? On hea? Kas 12-ndikele mingeid soovitusi on? Ja need on? Läheme edasi. Olen unustanud. Teie jaoks on ju nüüdsest söökla suletud. Ma oleks teiega jaganud igasugu söömisnippe eksamite jaoks. Aga selgub, et täna teie neid ei saa. Ja nüüd oleme sattunud meie vana hea Ain Tõnissoni direktori kabinetti ette. Kui teil on vedanud, siis te olete siin käinud. Kui teil ei ole vedanud, siis te olete ka siin käinud. Lähme sisse. Ja nüüd oleme sattunud jutuajamisse meie kalli direktori proua ja sekretäri vahel. Kallis direktori proua, mida soovitaksite teie 12-ndikele, kes valmistuvad eksamiteks? Pea plaani ja ole hästi korrektne. See oli tõesti väga hea soovitus. Lähme edasi. Ja nüüd oleme sattunud meie vana hea sekretäri kabinetti. Oi, teie siin. Palun, kistet. Aitäh. Nii, mida soovitaksite teie 12-ndikele? Ma tahtsin soovida hea tund, sest magamine on tähtis, eriti ennem eksamid. Tõepoolest. Aitäh, sekretär, selle kommentaari eest. Lähme edasi. Ja nüüd oleme sattunud 3. korrusele. Siin vaatame üle auditooriumi, aula ja ka võib-olla isegi õpilase esinduse ruumid. Läki! Vello! Vara veel! Tule pigem siia. Räägi 12-ndikele, mida nad võiksid teha, et eksamiteks valmistuda. Ma soovitan külma närvi ja ärge andke mitte kunagi alla. See on väga hea soovitus. Jätame ta nüüd oma asjadega edasi. Lähme edasi. Ja nüüd lähme külla teie vanale heale klassiõetele Kirpule. Selgub, et me oleme hilinenud. Eks ta siis lihtsalt nii ole. Ja nüüd teile tegelikult soovitused eksamiteks. Organiseerima. Hea kultuuriklass. Kord küsiti Albert Einsteinilt, mille poolest erineb tema arvates tema ja teiste inimeste intelligentsus. Einstein mõtles hetke ja vastas. Heinakuhjast nõela otsides lõpetab enamik inimesi otsimise pärast nõela leidmist. Aga mina jätkan, et vaadata, kas leian teise
või 3. ja kui head õnne on, siis 4. ja 5. Teie esimesed nõelad on gümnaasiumis kindlasti leitud. Mõni on võib-olla otsinud ja leidnud 2. ja 3. Ma loodan, et ka edaspidi jätkate nõelte otsimist heinakuhjast. Ja leiate ka neid nõelu, millest otsima asudes teadlikudki ei olnud. Otsige ja avastage ennast nagu Eke Moor või Stepihunt. Seiske õigluse eest nagu Andres, Hamlet või Timotheus von Bock. Mõelge ennast välja kafkalikust maailmast helgemasse ja inimlikumasse tulevikku. Aga ärge jääge lootma ainult krattidele, et nad teile õnne ja paranduse kohale tassivad. Vaid äratage endas põhjakonn ja esivanemate tarkus. Kirjutage oma eksamitöö nii, et saaksite pärast tõdeda. Käsikirjad ei põle. Võin kaasa. Hei, 12 kuu. Loomingulisus on tuleviku töömaailma üks võtmeoskusi. Ja seda sõltumata sellest, kas me räägime kunstist, muusikast, tehnoloogiast, õpetamisest, turundusest või millest muust. Teil on see loominguline alge olemas ja olgu teile pühendatud see järgmised paar minutit. 12 kuu. Milliseid seikasid mulle meelde jääb? Olgu teile siin väike väljavõte viimastest hetkedest meie ühisest kirjavahetusest. Võib-olla tunnete mõne hetke ära. Kahjuks ma ei saa ka sel esmaspäeval tundides osaleda. Kas ma peaksin tunnid järgi tegema või ei? Järgmise õpilase mõtteavaldus. Vabandust, et töö hilineb, aga saadan teile PDF-failina, sest kardan, et ma ei saa nädala alguses kooli tulla. Olen nüüd mitu inimese õpetuse tegemata tööd järgi ära esitanud ja vabandan hilinemise pärast. Olen täna distantsil, sest ei tunne ennast 100% hästi. Kas oleks võimalik kontrolltöö ka kodust ära teha? Õpetaja, tegelikult meil on tund juba läbi. Tahtsime teid tänada ka väga meeldiva ja motiveeriva koostöö eest. Hei, sa panid meile koduse töö tähtajaks 14. detsember, aga meil on täna juba 17. detsember. Jään esimesse inimese õpetuse tundi hiljaks, sest olen arsti juures. Esitasin oma hinnangu kaasõpilase tööle. Hilinesin kaua, aga vähemalt sai nüüd töö tehtud. Smiley. Kirja pealkiri. Üks õnnetu tegemata töö. Silmasin täna stuudiumist, et mul on perekonnaõpetuses tegemata jäänud veel üks töö. Kahjuks olin selle jätnud nii viimasele minutile, et ei mäleta enam teiste ettekannetest väga mitte midagi. Töö oli väga hästi arusaadavalt koostatud. Põnev on teha tööd, mille käigus saad iseenda kohta midagi uut teada. Aitäh! Loodan, et nüüd avaneb. Millest see räägib? Loovus igas asendis. Ei ole kunagi lahendamatuid olukordi. On lihtsalt võib-olla mõni veidi viibinud tähtaeg, mõni veidi loomingulisem lähenemine õppetööle ja mõni sõbralik kommentaar ja tagasipeegeldus. Mul on selle üle nii hea meel. Ja kui te lubate, siis ma lõpetan oma tagasivaate 12. kuu viimasele aastale üheskoos ühe mõtteavaldusega, mis tõi mulle väikese pisaragi silma. Meil said sinuga tunnid nüüd läbi ja ma tahtsin öelda aitäh. Sinuga veedetud aeg veereb linnulennul ja kaob ajataju, kui korraga on need juba läbi saanud. Aitäh, et teed hallid koolipäevad nii põnevaks, aga samas annad ka lootust, et hirmsatest asjadest saadakse üle ja võidetakse. No näiteks UPT. Sa oled see inimene, kelle juurde saab minna rääkima, isegi siis, kui jutt tuleb läbi pisarate. Sa kuulad alati ära, annad taskuräti ja ütled paar lohutavat sõna.
mulle õpilasena on see niivõrd tore teada, et mul ja kallitel inimestel on koolis nii tore tugi nagu sina. Mulle tundub, et sinu jaoks ei ole probleeme, on ainult lahendused. Sa teed oma tööd südamega ja see paistab välja. Ausõna ma täna ei hakka nutma, aga teate, kus on konks? Seda saab teha ainult siis, kui vastas on sama ägedad inimesed. Nii et müts maha, head teed, me näeme varsti hea 12 kuu. Kohtasin kord 12 kuud, ei oodanud neilt ma miskit muud. Vigastlasti linnuripead, üli halbu loodusteadmisi, kuid siis hakkasin õpetama, taipasin. Tasapisi tuli välja, 12 kuu on täitsa ok ja polegi see kõige halvem, pigem helgem, pigem parem. Ära hinda kaane järgi, pärast endal veel on häbi. Kui kõik pole läbi, pinguta veel siis on läbi. Essei saab raske test, läbi saada vaja eksami. Test, see on raske, ärge nüüd end lõdvaks laske. Tahan näha puhkimist, mida pole enne näinud, sest pärast hakkab kergem, nagu oleks vetsus käinud. Ja nüüd meie tänase õhtustaar, nullikordne pseudoauhinna võitja, enda arust humorikas ja stand-up staar Onu Aiku. Aitäh. Tahaksin tänada 12 kuud selle võimaluse eest, see on suur au. Aga mis me siin ikka, lendame kohe peale. Et kui sa istud klassis kõige tagumises pingis, siis mis see on? Distantsõpe. Ja, siit tuleb veel nalju, ja. Kuidas ütled kuu klassi kohta reede õhtul? Täiskuu. Ja. Teil on hea huumorisoon, aitäh teile, ja. Siit tuleb veel üks viimane nali, see on üks mu parimaid. Mis lind see on? 2 meetrit 10 sentimeetrit pikk, tiibas jõrulatus üle 2 meetri, muneb maailma suurima muna. Äkki see on Jaana lind? See on ju Liia lind. Kelle veel küll ei saanud, siis Onu Aikut saab kuulata Google Meetis tööpäeviti 1.–5. tunnini. Aitäh! Ja pidage meeles, kui asjad ei lähe nii nagu peaksid, kui tule välja, kui õnnestu, kui plaanid kukuvad läbi ja sul on enda pärast häbi, siis õpetajaks kõlbad ikka. jossa me lakatoivat jatkuneet siitä lähtien, kun kultuur minu jaoks ongi see kõik, mis meid ümbritseb. See on keel, millega ma oma mõtteid saan edasi anda. See on traditsioonid, kombed ja kultuuriks saab isegi lugeda seda, mis filmi ma eile vaatasin või isegi mis raamatut ma viimati lugesin. Aga kultuur on kindlasti pidevalt meie ümber ja see jääb püsima nii kauaks, kuni oleme meie siin planeedi peal. Ei, sellised ebamääraselt laused oleme me küllalt kuulnud. Me anname kultuuri järele kogu aeg.
Nojah, aga tuleme rohkem päris elule lähemale. Inimene on ka nagu seesama lill siin. Arvad, et see kasvab siin täiesti niisama? Ei. Selleks on vaja ikka midagi rohkemat. Ja vaatamegi, mida selle jaoks täpsemalt vaja läheb. Selleks, et lill õitseks, on meil vaja natukene raamat, natukene meediat, siis ka arheoloogiat, filosoofiat. Muidugi on vaja ka maailma usundeid, veidikene ka psühholoogiat, keelt. Nojah, ja siis muidugi ka IT-aine. Lahvatusohtlik. Ei, no, seda meil küll vaja. Nii et neid koostisaineid ongi vaja selleks, et meie taim ilusasti õitseks. Ja nii, kastame neid taimi nüüd uuesti. Aga üks oluline asi on ka see, et taim ei tohi ka üle kasta. Sellepärast, et muidu hakkab taim kiratsema. Ja no näete. Just niimoodi sirguvadki mitmekülgsed ja jätkusuutlikud kultuuriinimesed. Hei, kaua sa ikka ühend? Oh my god, sinu, sa räämata niimoodi, mis tahad? Mis teed? Õpin. Õige eksamid tulevad varsti. Sa ei teagi või? Ma olen 5 ööd üleval olnud. Okei, aga tule korra püsti ja tee minuga kaasa, palun. Mul ei ole aega. Come on, mis sul kaotada on? Ei midagi, lihtsalt terve mu tulevik. Ära aja, davai, tule, hop. Ma ei viitsi. Läheb. Okay. Tunnete muusikat? 1, 2, 3, 4 ja jooks. Jookse, tõsta jalgu, hop. Nii, kuidas enesetunne on? Ei ole hea. Okei, teeme sääredeste jooksu. Mis sa arvad, kas sa saad eksamitega hakkama? Ei usu. Okei, aga kas sa katsetega said hakkama? No jaa. Ülitublevad. Kas sa vene võõrkeeltega said hakkama? Jaa. Nice, davai, põlvedeste jooks. Kas sa matemaatikaga said hakkama? Võib nii öelda küll. Ülinice, siis miks sa arvad, et sa eksamitega hakkama ei saa? Sest no ma ei tea, äkki ma pole piisavalt õppinud või siis mul läheb pea tühjaks või ma ei tea. Kus? Kükid. Korda minu järgi. Ma saan hakkama. Ma ei kuule. Ma saan hakkama. Eksameid ei kardama. Lähen vara magama. Eksami läbib 1 punktiga. Ülinice. Teeme nüüd viimase jooksu. Viimased pingutused, läheb, hop, naeretus näole. Ja lõdvesta, ära unusta jalgu. Ülinice, ülitubli oled. Ma tean, et sa saad hakkama. Joo natukene vähem kohvi ja maga natukene rohkem. Ning kõige tähtsam, ära mõtle üle. Ma tean, et sa suudad seda, sa tead, et sa suudad seda. Ja kõik läheb hästi. Edu sulle. Aitäh sulle. Ma arvan, ma nüüd lähen magama.
video on pühendatud minu inimestele. Armas õpilasesindus. Te olete andnud meie koolile ja selle inimestele nii palju. Te olete selle kooli mälestuste ja üldse selle kooli ühed väga suured loojad. Mulle olete küll loonud te päris palju unustamatuid mälestusi. Mul ei lähe mitte kunagi meelest Läti reis, kus osalesime Juglaskooli valgusfestivalil ja jagasime Läti õele kogemusi. When I kiss the teacher, when I kiss the teacher. Asjalikule osale lisaks oli selles sõidus palju lusti ja omavahelist bondimist. Et tantsisime Just Dance'i, vaatasime Mamma Mia filmi ja tantsisime veel natuke. Tagasi teil kirjutasite kõik sellesse raamatusse mõned ilusad read ja see jääb mulle alatiseks alles. Te korraldate mulle igal aastal ülivingeid sünnipäevaüllatusi, aga unustamatuks jääb see, kui te korraldasite mulle üllatuspeo 6 aega varem. Tegelikult on igalühel teist oma lugu ja asjad, mille eest mina olen tänulik. Ja ma kavatsen neid teie kõigiga jagada ka. Eliise, sa oled üks kõige siiram ja heas mõttes lapsemeelsem inimene, keda ma tean. Et see sära, mis tuleb sinu silmadesse, kui räägid Disney filmidest või jõuludest, on nii sütitav ja nakkav. Sa oled üks parimaid õhtujuhte, sest sinus on julgust ja karismat. Ja ma olen üsna kindel, et lavalautadel me sind ükskord ka leiame. Teine õe särasilm on Kerstin. See, kuidas sa võtad alati kõigest 100% ja alati kaasa mõtled, on imetlust väärt. Ja minu meelest ei ole sinu sõnavaras sõna ei. Sa võtad väljakutset vastu ja oled tõeline meeskonnamängija. Ja sinu kingitud raamat jääb mulle raamaturiiulis aukohale. Aitäh, Villeke, et lubad olla oma päike. Veel üks inimene, kes ütleb alati teeme ära, et ma reaalselt kuulen seda häält lauset ütlemas, on mu tõntsukene. Karolin, see, kuidas sa viimaste sekunditeni ja ma ei tee välja nagu reaalselt. Sa vaatad kella, okei, 1 minut veel ja siis sa jooksed koolimaja uksest välja, enne kui häire peale läheb. Et see, kuidas sa viimaste sekunditeni koolimajas oled, sest äkki jõuad veel midagi ära teha, on aukartust äratav ja kohati ka muret tekitav. Sa oled alati see, kes tõmbab pinged maha ja on rühma kaine mõistus. Ja kui juba sina endast välja lähed, siis on asjad üsnagi kehvasti. Ja mulle jääb alatiseks meelde, kuidas me Põlva pallil efektiivi saatel pallijalu tantsisime. Krista, sina võitsid minu austuse juba enne õega liitumist, kui sa tegid Teeme Plus töötoa ja osalesime noorte teaduskonverentsil. Alates sellest hetkest hindan sind kui ühte asjalikku ja töökat inimest. Sa oled alati olemas, kui on vaja kooli esindada ja sa teed seda väga väärikalt. Tartu rahu tähistamine ei oleks ilma sinuta see. Ja ei oleks ka õpilasesindus, kes on olnud sinu prioriteet ka nendel päevadel, kui sul tegelikult endal kõige kergem ei ole. Ja kuidas saab üldse nii ilus olla, jääb mulle alati müstikaks. Emotsionaalsemat inimest kui meie Lisette ei ole vist olemas. Kui ma saaksin euro iga Lisette pisara eest, oleksin ma suure tõenäosusega miljonär. Ja õnneks need pisarad on tihti ka rõõmust ajendatud, sest sa oled täpselt selline inimene, kes leiab kõige javamas hetkes ka midagi naljakat. Sa oled lihtsalt nii kõva naljavend. Anna andeks, et ma kahtlustasin, et sa kooli lae all narkootikume müüd. Aga siis natuke oli su enda viga ka. Ja ootan väga sinu ja Kristaga filmimaratoni. Meie must ja valge koer, Tauri ja Rando. Kui te õeesse kandideerisite, siis mul olid omad kahtlused. Et ilusad poisid tulid nalja tegema. Mul on hea meel, et tõestasite, et ma eksin. Teis on meeletult palju sisu. Ja kui midagi on vaja ära teha, siis kerite käised üles ja teete ära ka. Eriti vahva on see, et ei karda ka enda kulul nalja teha. Tulete meelde õpetajate päeva, kui tulite Woldi kostüümides õpetajatele pitsat pakkuma.
ja Rando ajas kotiga Madisel pitsakarbi maha. Mul on videotõestus ka. Et Rando, sul on meeletult kõrget lendu. See, millise professionaalsusega sa länni korraldasid ja kui hea õhtujuht sa oled, näitab su mitmekülgsust ja julgust. Tauri, ma jään sulle igavesti tänu võlgu selle eest, et sa leidsid Helve matustele meeskonna. Kui teised vaatasid mind kui küla hullu, siis sina võtsid asja ette ja tegid tegelikult minust kordades parema töö. Ja sinu Bemmi-lood on alati väga lõbusad. Meil on ka mõned liikmed, kes pidid meid erinevatel hetkedel ja põhjustel jätma, aga kelle panus on unustamatu. Karl, mina arvan, et sinust saab järgmine linnapea või president või tegelikult ükskõik, kes iganes sa ka soovid, sest sa oled sihikindel, töökas ja arukas ja selle kõige kõrval on palju, paneme nüüd sulud siia, sakule, huumorit. Sa oled see inimene, kes tuleb ja küsib päriselt, et Arnika, kuidas sul läheb ja kuulad ka. Ja otsekohesus on see, mille eest sind kas siis armastatakse või vihatakse ja mina jään kindlasti armastama, austama ka. Kristine-Liis, sina olid meil ainult korraks, aga kui ma sind maja peal näen, siis tunnen ikkagi, et sa oled osa meist. Et sa olid alati see, kes koosolekutel oma arvamust avaldas ja kaasa mõtles ja meelest ei saa ka minna, et sa oskad püssi lasta ja veel vägagi täpselt. Stella ja Leonard, teid tappis kerg, sest te tegite seda nii südamega ja iga viimse kui jõuraasuga, et jaksu jäi ainult 9 aastaks. Stella, sinu disainitud kerglogo ei jää alla professionaalsetele tegijatele ja Leonard, sinu oskus inimestega nii soojalt ja asjalikult suhelda oli selle koostöö võti. Teie minek mõjus mulle tegelikult lausa nii, et nägin pärast seda unes, kuidas te osalesite koos sõpradega Eurovisioonil. Laulu pealkirjaks oli Ei saa me Leonardita ja te mängisite ülisuurtel elektrilistel balalaikadel. Ja Tammele kohaselt ilmselgelt võitsime. Teate, mul saab olema väga raske ilma teieta. Aga ma tean, et te olete välja õpetanud sama väärikad järglased ja nüüd on mul aeg lasta teil keskenduda eksamitele. Tänan, et te olete olnud minu inimesed. Ja teadke, mina olen alati teie oma ka. Aitäh teile! Well, I would like to hold my little hand. How we will cry, how we will cry. I would like to hold my little hand. How we will cry, how we will cry. Send me in my way, send me in my way, send me in my way, send me on my way, send me in my way, send me in my way. Send me on my way. I would like to reach out my hand, tell you to run. Nobody say, nobody on. Well, pick me up where golden her. Tell you to run. Nobody say, nobody on. Well, I would like to hold my little hand. How you will cry, how you will cry. I would like to hold my little hand. How you will cry, how you will cry. Send me on my way, send me on my way, send me on my way.
stretch out my hand. Hombre say, hombre tell you to run. On my way, hombre say, hombre